Nii, armas publikum, läheme edasi. Teie jaoks on ennast valmis pannud tänast silma Pupujukud, näitetrupp, kes tuleb lavale 18. korda, 21. korrast, nii et järgmine tubli saavutus Avinurme järel. Ja nende tänane lugu on selline omalooming ja bussipeatus. Et eks ta ikka kipub olema selline külakeskne koht, kus kokku saatakse, tänapäeval peetakse seal ka vahel kohvikuid ja mõttetalguid. Ja kui siis nende bussipeatusse satub võõras, et siis läheb asi kahtlaseks. Pupujukud. Oleks ma teadnud, et mees koju tuleb. Ma poleks kodust väljagi tulnud. Küll. Aga see on siis päris vahele jäänud. Nüüd tuleb veel buss ära oodata, et siit kolkast minema saaks. Vanasti käis ikka iga tunni järel buss, nüüd pole ühtki enam. Vähemalt kirjandust on siia jäetud. Väga hea. Buss. Tere, tohtri härra. Tundub, et te olete siin kandis üsna värske veri olevat. No värskem kui sina, jah. Äkki saate natukene mind aidata? Ei no, tule istu, muidu kukud veel koos laiali. Ja, mis siis mureks? Tahad oma muret jagada või? Ei no, jagatud mure on pool muret, õige. Äkki nagu saaksite
ei no kuidagi ikka saab, aga oled sa mõelnud, et kaine elu, see on su enda vaba valik. Klaasid, et katki. Küll räägi nagu lapsega, ma ei tea. Jah. Mul on nende aastatega neid viinapudeleid nii palju kogunenud, et ma kohe ei tea, mis nendega peale hakata. Ma kohe näitan. Aha. Sul pole rohkem vaja. Oi. Kas sa oled valmis nüüd järgmist sammu astuma? Olen küll, jah. Vaat, kui nüüd ilusti hingad ja siis ei hinga ja siis hingad ja siis ei hinga ja siis paar päeva niimoodi siukse mõne tilga peal olla, siis varsti su käed enam ei värisegi. Sinust võib täitsa suur inimene saada. Kas nii on võimalik? On võimalik. Ja, aga see on sinu enda vaba valik. Ja. Aga mida ma selleks tegema pean? No, päris ilma sind jätta ei tohi. Tead, mõne tilga ma sulle ikka pean anda, muidu kooled mul maha ka veel. Aga nüüd võtad sammud kodu poole, teed ühe värskendava jalutuskäigu. Sina ei saa. Ja siis, aga seda enne ei võta enne kui kodus. Kui kaugel sa elad? Siin samas lähedal. Tänasin ma see. Jah. No, kodus võid võtta. Aha. Ära värise, saab otsa sul nüüd. Nüüd tõuse püsti ja pea meeles. Hingad, ei hinga. Hingad, ei hinga. Mine. Hinga, no hinga. Aitäh. Kuhu ma sattunud olen? See läks küll hästi. Mulle tundub, et sa oled bussijaamas. Väga terane tähelepanek. Ei, no aga palk oli ju hea. Ma hakkangi just doktoriks. Võid riided ka ju kätte saada, oleks vähem viisakam. Aga noh, mis siin ikka teha. Tuleb läbi ajada sellega, mis on. Ja siit siin kedagi rohkem segama ei tule. Buss ka ei tule juba. Ei tea, jah. Mis leht see on? Jaa. Siit võib mõne tarkused äragi leida ju. Ma jääd siin bussi peal oota ja ootad. Ma oleks ju taksoga võinud minna ju. Aga mul on selle rahaga on teatud keeruline suhe. Et siis kui, mina armastan raha küll, aga tema mind mitte. Ja need harvad korrad, kui me oleme kokku saanud, no meil on väga tore olnud olla, lõbus ja puha. Aga hommikuks on ta ikka läinud. Ja Vanaema tütar koju ootas, suvi sisse pürgiga rotas. Vanaema temast ette jõudis, lõi tütrapam naeltega. Kihutab, vanake väriseb, kihutab, põleb rõttas tool. Kihutab, vanamees väriseb, kihutab, põleb rõttas tool. Oi,
seksikas tohtrina Äraan. Jah. No seda muidugi jah, eks ikka on jah, seksikas ja puha, aga ei pole mõni noor midagi enam ühti. No minu kõrval ikka täitsa kape alles. No seda muidugi. Või siis ka mureks oli või midagi või? Jaa, mul oli mure ka jah, pojakene. Ja mul on selline mure, et kas minu vanuses seda nahkset kraadiklaasi tohib veel kasutada. Ja kui tohib, siis, et kui tihti? Nahkset kraadiklaasi? Jah, nahkset kraadiklaasi, jah. Mis imeasi see veel on? Sa ei teagi või? No mind ei ole sellisega kraaditud kunagi. Tead, selle kohta öeldakse vähe roppusti ka. Roppusti või? Jah. Et siis kuidas? Ma ei saa seda ju välja öelda, minu keel ei paendu selliseid sõnu ütlema. No aga siis on täitsa võimalik, et sul on hoopis keelehalvatus. Aga ei noh, kui sa nüüd kõvasti või kui sa mulle seda ei ütle, siis ma ei saa ju siin mitte kuidagi aidata. Keel ei ole halvatud. Täitsa liigub. Täitsa vedi. No kuda ma sulle siis nüüd ütlen, no... Ma ei tea, tasakeisi kõrva sisse. No olgu peale, ma sosistan. Teised ei tohi kuulda ju. Kage kõrvad kinni. See öeldakse selle kohta niimoodi. Nüüd ma saan aru küll. Jah. Noh, kas ma siis tohin või? Kui vana te nüüd olitegi? Hästi ei mäleta, aga see vist oli niimoodi, et 20 aastat tagasi sain 65 peale Jaani. Ei ole muret, siis tarvitage palju tahate. Ongi nii või? Muidugi, sa tead. Ma võingi niimoodi tarvitada. Absoluutselt laske käia. Ja nii tihedalt kui tahan või? Ja kas või enne hommikusööki. Aga tead, see vanamees luges mul lehest, et see Tagametsa Juuli on surnud. Ja ma siis küsisin, et milles seda siis suri. Vanamees ütles, pole pandud. No ma siis mõtlesin ka, et no nüüd ei ole mul enam küll tead pikkapidu peab ruttu tegutsema hakkama. Aga probleem on selles, et vanamehest pole enam asja, no see kraadiklaas ei tööta ja sammas ei tõuse. Ahah. Jah. Ahah, ei tõuse. Mitte, et mis nüüd siis niimoodi, jah. Sammas, jah. Jah. Ahah, tead. Aga siis käige linnas apteegis ära. Nee. Ja ostke sealt neid jõutablette. Jõutablette. Ja sükesed sinised näevad välja ja karbi peale on kirjutatud Viagra. Viagra? Viagra. Siukse. Ja kui siukse sisse võtab, siis ei lähe kaua aega, künnab nagu vana mees. See aitabki või? Aitab. No ja mõnikord ei aita ka. Aga no kui enam üldse ei aita, siis pead minema ühte teise poodi linnas. Nii. Ja siis ostma vanamehele asenduse. Mis asja? Asenduse vanamehele ostma? Sul lolliks läinud oled pojakene? Mis? Ei ole midagi, tänapäeval on siis tavaline. Seal tehakse neid niisuguseid näpselt nagu klient tahab. Võid valida sealt suuruse ja värvi ja igale maitsele tead. Oota, mis asja? Asendus maitsega? Ega ma teda sinna suhu ei topi. No, tänapäeval ei tea midagi, kuhu seda topitakse. Oota, kas nüüd sinna punased ja sinised ka võivad ka olla vähe? Maitsega ma pidasingi seda silmas, et sa saad ise tellida täpselt nii pikka, nii laia, nii kõverat kui tahad ja punaseid ja siniseid ja isegi musti. Ongi nii või? Saad pikkust valida ja... Isegi patareidega saad valida. Patareidega või? Aga kuule, kas see vanamees pahaks ei pane, kui ma talle sellise asenduse leian? Vanamees ka veel. No, aga vaata, kui sul on niuke uus patareidega uhke riistapuu, siis läheb sellele ju operaatorit tarvis.
noh, et nagu suunab ja võib-olla vahetame isegi patareid ära sulle. Sellega on sama meti hakkama ju. Ja, käsi on tal kõva ja kindel. Aga see silmanägemine on vähe, silmaprillid, et ta ei näe kohe üldse. No sealt see tuleb, et ei tea, kuhu seda topitakse. Aga ma usun, et te saate hakkama. No selge. Kuule, aitäh sulle, tohtri ärakene. Noh, päris kabe tagumik on sul ka. Ma nüüd lähen sinna linna ja... Mis see nüüd oligi? Viagra. Asenduse variant meeldis mulle isegi rohkem. Aga teie minge uurige. Pikkust ja laiust uurima. Eks ma oleks sind isegi aitanud, aga võib-olla 50 aastat tagasi. Mõne käel ei tunnist ilman, see pärast paljust viib ja jääma ilman. Mu elu praegune mind küll ei vääri, see pärast hinges mul vaid käärib. Ministri prouaks ma ju hästi passiks, mu mees mind hellitaks ja kutsuks kassiks. Me Viru varjetes nii tihti prassiks, et tõesti kadedus näos plassid. Mu abikaasaks minu plaanin kätel kanda. Ta tohiks olla elus kindlaks toeks. Mu naerul pilt võiks talle sunnist õnne anda. Mu korvi võiks tagada uhkel piimapoes. Mu abikaasaks minu plaanin kätel kanda. Ta tohiks olla mulle elus kindlaks toeks. Mu naerul pilt võiks talle sunnist õnne anda. Mu korvi võiks ta kanda uhkel piimapoes. No kurat, nüüd istungi siin nagu täitsa doktor juba, ma ei tea, mis ma ütles järgmiseks siis. Pean ütlema, et palun järgimine või? Kõigepealt see kohta, keda Jüri siin su eest kiitis. Palun ülejärgmine. Kedagi olete ka või? No ju ma siis ikka olen, jah? Jumal, nimetatud jumal. Vaadake, doktor, mul oleks selline intiimne probleem. Intiimne, ei no intiimsus on tänapäeval meditsiinis, põhirõhk on meditsiinis just intiimsusel, ja. Vaadake, doktor, et mida kõvasti öelda. Vaadake, ma kardan, et mul on selline asi nagu trippe. Trippe? Just, no. Teip? Nojah, see samas on mõjus. No, vaadake, käisin siin nüüd hiljuti ühel festivalil. Mis ma salgan? Retrofestil käisin. Üle muusika, tants läks hoogu ja see noormees. Oli üks täisläheduses, täitsa avatud. Läksime siis sinna, asi läks käest ära. Isegi unustasime kaitsevahendit, ainult patja. Patja? Kaitsevahendi asemel või? Ei, toestuseks. Saate äkki midagi aidata kuidagi? No siis, et millised on sümptomid? No sümptomid, see on nüüd see, et kuidas nüüd öelda, et hommikuti nagu kiheleb natukene, teinekord on higine, natuke võib-olla unetab ka, ma ei tea, võib-olla see kuumarabanduses, võib-olla ma ei tea millest. No igatahes iga kord, kui lähen dussi alla, täielik paanika. Ma ei tea, mida teha. Võib-olla peaks tegema mõne testi või siis hirmus ma ütlengi, äkki on vaja midagi maha lõigata, enne ta teilt jube. Mõnikord on saanud tulemusi, jah. Aga ei olgu, ei maha kohe nagu lõikama ikka ei hakka, et võib-olla oleks parem, kui te läheksite linna ja teeksite testid. Siis kirjutab seal ambulantsis teile välja tabletid ja
ega see mingi surmatõbi pole, ega see mingi katk ei ole, noh, võtate tabletti ja küll terveks saate. Seda nüüd küll, aga vaadake, mul on siuke imelik foobia veel, et mulle tabletid kohe üldse ei meeldi. Äkki on midagi muud pakku, no või vaatate kas või mõtlesin samas kohe läbi niimoodi. Ei no ei, või kui sa hästi tohtritega räägid, siis nad võib-olla pakuvad sulle küünlaid. Juba parem. Aga noh, kui sul see foobia ikka nii suur on, tead, mul on sulle üks rahvameditsiinist väga levinud retsept anda. Assoo, Ja. mis see oleks? Jätta nüüd meelde, pane kirja või mida iganes. Kohe. Nii. Lähed täiesti tavalisse toidupoodi, hästi varustatud. Ostad. Okei. Siis võtad liitri kefir. Kefir. 3,5% Aha. oleks hea. Ja siis võtad ühe heeringa. Kas savaga või ilma? Ei võta koos peaga, terves tükis. Heeringas. Siis lähed koju, teed selle mikseriga korralikuks smuutiks. Siis kõige tähtsam, paned ta akna peale päikese kätte energiat koguma. No nii 2-3 päevaks. Aha. Ja siis joota kõik korraga sisse. Kõik kohe korraga? Kõik kohe korraga. Siis töötab kõige paremini. Ja varsti oled sa täitsa terve. Oi, see kõlab küll hästi. Ja väga lihtne ka. Väga hästi. Niimoodi ei pea mingisuguseid tablette ja asju närima. Ei pea. Ma loodan, et see aitab, ma tänan teid, lõunadoktor. Ja kui mul on vaja tõendit, eks siis ma tean, kus ma teid leian. Tšotšoplei! Ma loodan, et mind enam siis siin ei ole, kui ta saab teada, milleks jumal talle tagumikule olnud on. Veediku päev, miks on see sul südaminpäev? Kamris mul on sinine ping, sest et põleb mu hing ja veedik, kunas siis hääb? Ütle mulle lõplikult jääb. Kamris mul on sinine ping, sest et põleb mu hing. Tead, no need foorumid, noh. Ise oled lugenud liiga palju neid foorumeid. Mis sa nüüd? Tead, need punnid ja testid ja tundlikud munandid on minu uus hobi. Millest me munanditest oleme rääkinud? No sinu omad olid eile sellised punakad. Räägi nii kõvasti. No sellist punakad ja äkki on midagi tõsist. Äkki on nakkav. Rahvas kuuleb. Tead, rahvas kuuleb, ei kuule siin mitte keegi. Näe, hoia seda. Hoia seda. Tead, kui see Jürga jutt nüüd õigust ikka tähendab, no siis siin kuskil olla üks noor imearst. Äkki tema oskab meid aidata. Anna siis siia, sa ei oska sellega mõni olla. Siis... Oi, tere, tohtri härra. Tere. Ja mis noortel mureks? No meil on muret ja teate, mul on siin üks punn, sügele punn. No teate, alguses, siin, no siin puusa peal alguses oli ta selline helelaik. Aga no nüüd ta muudkui sügeleb ja kasvab ja no ma mõtlesin, et äkki on midagi tõsist. Mul tuli kohe hirm peale. On ju, ma kardan ju. No ja siis ma kohe mõtlesin, et äkki see on hoopis mõni raseduse sümptom. Ja esimene mõte teil punni puhul on kohe rasedus. No ja no. Väga põnev. Ja ka siis... No näidake seda punni siis.
lihtne dermatiit. Ja. See on ärritus. Äkki olete viimati hakanud kasutama mõnda uut pesuvahendit või midagi? Kas ma nüüd mõtlen? Ostsin alles hiljuti selle, mis asi see ökoseebi. Ökoseebi, ja kuulsin siin midagi ka punetavatest munanditest. Eila tegi rasedustesti, see oli kahtlane. Nii sellest rasedustestist sinu munanditest räägiti. Need olid sul eile siuksed roosakad, peale saunas käiku, Äkki oli saun soe? Ma ei tea, Külmas saunas ei käida ju. Rasedustestiga oli siis? Rasedustestiga oli teate see lugu, et ma läksin nii närvi, ma tegin selle rasedustesti ja siis, aga teate, selle rasedustestil oli tulemuseks oli hall test. Aga see ei ole ju normaalne, kes teab, mida see tähendab? Hall test tavaliselt tähendab, et test on aegunud. Aegunud? Või valesti tehtud. Valesti tehtud? Kuhu te ta pissite? Ei mäleta. Ja. Aga et kui roosad munandid ja sügelev punn on ju, siis mina arvan, et see on ikkagi see ökoseep, mis temust tellitud on. Siis ma enam sealt ei telli. Ma võtan siis Hai Ekspressist. Võta ja. Ma soovitan teil minna linna. Ja kogu selle tervikuga minna tervikumi. Tervikumi? Kus sa tead, kus see tervikum on prill? Teete seal mõned proovid, et vältida, et oleks midagi nakkavat näiteks. Nii? Ja kui te seal tervikumis seda parkimise kohta ei leia, siis ma nägin siin ühte head retsepti kodust uriini testi. Nii? Väga kompleksne test oli, ma kohe otsin selle ülesse, kuskile siin oli. Näed, lähete koju, pissite puu peale. Puu peale? Ja. Kui tulevad sipelgad, suhkrutase liiga kõrge. Kui tulevad kärbsed, siis on põletik. Kui kuiveb kiiresti ära, liiga palju soola. Nii, soolasta söö. Kui on lihalõhn, kõrge kolesterooli tase. Kui ei tunne lõhna, siis on COVID. Kui puule pihta ei saa, siis on Parkinson. Või kui unustasite enne püksikud maha võtta, siis on Alzheimer. Nii lihtne ongi või? Ja väga lihtne ja kompleksne vist. Oi, aitäh, doktori härra. Kuule, lähme Priidiga, aitäh, lähme kohe. Kummal pool see tervikum oli seal? Lähme siis sinna. Lähme sinna. Aitäh, doktori härra. Mina siia küll enam ootama ei jää. Kurat, teab, ma see poiss veel tuleb. Meie oleme kaks lõbusamat selli, kus sõber Villi ja mina ka. Ei meie sarnast neist külmas leidu, kus sõber Villi ja mina ka. Meie õppisime ühte neidu tundma, kus sõber Villi ja mina ka. Ning hakkasime teda armastama, nii sõber Villi kui mina ka. Teiu silmis neist tõusid meile tujud, kus sõber Villi ja minu ka. Ja hällistades andis Villi moosu ja vaen suures päevin ka. Kuule, Mart. Mul on vist see uus tõbi Google'is. Vaata, iga kord nüüd, kui ma köhatan, siis ma kaldun arvama, et mul on vähk või 3 uut troopikaviirust. See selles mõttes see on see Google'i tõbi, vaata, mul on seesama viga täpselt, et alguses oli hirmus nohu ja kui juba hakkas see nohu juba taanduma, siis lõpus olin täitsa veendunud, mul on küll see sinise vaala kõhunäärme sündroom. Kuule, aga see on vähemalt haruldane. Sa saad öelda, et sa oled 1 miljardist. No ja sedas mul see perearsti ütles, et pidin olema haruldane,
nagu kõik need patsiendid, kes tema juures käivad. Aga mis sul siis veel viga muidu oli siis midagi? Ei no, ma olen nagu Windows 95. Aeglane, jooksen kogu aeg kinni, uuendusi ei tehta. No aga äkki on sul hoopis siis see vana inimese sündroom, et Steve on kodus see kõige parem mööbliese ja no siis lõppkokkuvõtteks läheb ikkagi see jutt alati ilma peale. Ei, ilmal ei ole väga... Kuule, sul on õigus. Aga vaata ette, et järgmine on see etapp, kui sul hakkab selg hirmsalt valutama. Ei, aga mul selg valutabki. Ma kaldun arvama, et see on kontoritoolist põhjustatud skoliootiline spinaalkarpaalparalüüs. Ja. Aga siis on küll see teema, et siis oled vist valmis, ma arvan, kontorist juba pensionile jääma või? Aga tead, selle vastu on ka rohtu. Kuum saun ja külm õlu ja üks korralik ports. No tänapäeval muidugi võib ka netis vaadata erinevaid selliseid, no tead ise neid, no täiskasvanutel mõeldud asju. Äkki aitab? Kuule, doktor Mart, ma määran sulle Nobeli preemia. Ole sa tänatud, aga... Meditsiinihuumoris. Ole sa tänatud, noh. Aga seda siis ainult põhjusel, et vaata, et sa enam Google'isse ei trüki seda. Kõike seda jama tead. Muidu võib juhtuda, et hakkavad sul need kõik siseelundid nihkuma tead siia-sinna. Vabandust, unustasin. Näen, et siin on teisigi doktoreid või tähendab kuulsin. Mis te nüüd? Me lihtsalt hullumajast. Aga üleüldse, mis muidu doktor arvab siis, nagu päris doktor arvab sellest, et mis me siin enne arutasime omakestis, et on nagu õige see värk või ei ole? Tead, kõige parem on ikkagi sisse võtta. Ja kui üle jääb, siis võib-olla ka peale määrida. Hakkavad? No, lase käia, ega mul kade poiss. Ei no, see juba läheb, aga... Kus noorhärjal need teadmised? Ai, kus. Üks elu õpetab ju iga päev need mõnda hullu. Soo. Kuule, aga... Mul viimasel ajal selle nägemisega nagu kehvemaks jäänud. Äkki vaatad silmad üle? Kuule, üsna selged, et... Kas sa oled proovinud oma pille puhastada või midagi? Kuidas tundub? Kuule, juba poole parem, ma näen juba tunduvalt selgemalt. Me oleme ikka doktor, no. Ei noh, kuule ma näen isegi silti lugeda. Aadu Kadakas, psühhiaater. Kuule, see on ju minu nimi. Ja see on minu kitt. Sina oledki see, kes minu proua juures nüüd siin käib. Oota, poiss, ära juukseda taas! Läinud!
jaa. No nii, meie täname igal juhul järjekordselt, sest et ma arvan, et ei ole vist olnud ühtegi etendust, kui neil seda elavat muusikat laval ei ole, mis paneb publiku kaasa rõkkama ja pakub elamusi keset päeva või õhtu hilja, hommiku vara, igal ajal sobib. Aitäh teile kõigile. Kolm, neli. Ja nüüd raida.